Ilmselt eemaldati hulk moslemeid lennukist väga vastuolulise ja rassistliku käigu tõttu. Ja selgub, et taaskord ei ole see lugu päris nii. Mitte ainult ei meeldi neile rassismikaarti kasutada, vaid nad ka valetavad selle kohta. Aga kõigepealt, mis tegelikult juhtus? Vaata seda videot. Ma olen Gran Canarial. See on personalilennuk, mis läbib. See on see, mille põhjal nad tegutsevad. 5 moslemi nime, mida nad nägid. Nad võtsid meid lennukist välja ja eemaldavad meid lennult ning me lendame Birminghamisse. Kõik andke sellele närusele firmale kõige halvemad hinnangud. Vaadake neid inimesi. Vaadake neid 5 moslemi nime. 5 moslemi nime, mille põhjal te tahate meid eemaldada. Ma mõtlen, see kõlab väga rassistlikult ja väga probleemsena, kas pole? Välja arvatud see, et Kas sa nägid seda viraalset videot, kus moslemeid visati Jet2 lennukist välja ja tehti sellest teema, et nad on moslemid? Kas sa nägid seda? jah, sa nägid seda ja sa juba tead, et tegelikult nii ei läinud. Aga okei, ma lähen juba ette. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen ka sinu saatejuht, kes seisab vastu valedele, hullumeelsusele ja meedia manipulatsioonile. Sest meil on sellest küllalt. Nüüd oled ka sina osa meie missioonist. Kindlasti vajuta tellimisnuppu. Ja läheme nüüd selle juurde, mis tegelikult juhtus. Kõik, minge ja kaevake selle tolmuse firma peale. Nad ei lase meil Ühendkuningriiki tagasi lennata. Nad üritavad meile väita, et lähme West Midlandsi lennule ja siis viiakse meid bussiga lõpuni kohale. Kas see tundub loogiline? See ei ole üldse loogiline, tegelikult. Nüüd, kui sa küsid, see kõlab natuke nagu sul pole kogu lugu päris õigesti, aga ilmselgelt oled sa selle videoga juba alustanud. 5 moslemi nime on eemaldatud, nii et selle ümber peab olema tohutu poleenika. Ma mõtlen, miks nad seda teeksid? Kas ainult sellepärast, et nad vihkavad neid? Ei, siin peab midagi muud toimuma. Anna meile teada, mis see on. Meid on 5 inimest, kogu lend, kõik lähevad sisse, välja arvatud 5 moslemi nime. Kõik, minge ja kaevake selle näruse firma peale. Ma tahan lihtsalt koju saada sellest närusest riigist eemale. Gran Canaria, jah, see ongi see lend, see ongi see lennuk. Kas me võiksime rääkida sellest, et ta kasutab väljendit tolmune firma? Nagu see oleks mingi eriline väljend. Mis see üldse tähendab? Ma ei ole fänn, kasuta midagi paremat. London, Stansted, LS. Kuulge, kõik andke kõige halvem hinnang. Boikoteerige seda firmat. Jet-2.com. Jah, see on jet-2.com. Kõik boikoteerige seda närust firmat. Vaadake seda kirja, mille nad meile andsid. Loe seda. Nad andsid meile... Mis siin kirjas on? Vaatame, mis seal kirjas on. Ma vist ei suuda seda lugeda. Kahjuks on teie lend üleplaneeritud. Meie poliitika järgi me ei ülemüü lende, kuid ettenägematute operatiivsete põhjuste tõttu pidime teie lennu tegema väiksema mahutavusega lennukiga, kui algselt plaanitud. Kuna teie reisikorraldus on mõjutatud, pakume teile võimalust valida, kas muuta oma broneeringut. Me korraldame transpordi, mis viib teid tagasi teie algsesse lennujaama. Kui teil tekivad mõistlikud kulud toitlustuse, transpordi või hotellide eest, katame need. Kui Jet2 või selle alternatiivse lennu puhul pole seda juba ette nähtud, võivad need olla tagastatavad. Muutke oma bla bla bla. See on minuga mitu korda juhtunud, et lähed lennule ja nad peavad seda muutma. Kus on tõend, et sellel on mingit pistmist sellega, et nad on moslemid? Seda tahaksin ma teada. Kiirustage, minge nüüd lennule. Mida nad räägivad? Mingit jama. Poisid, kõik minge nüüd kaebust esitama. Minge kaevake selle näruse firma peale. See on siin personal. Nad ütlesid, et nad ei hakka sellega tegelema. Nad ütlesid, et nad ei anna meile ühtegi lendu, sest me filmisime neid. Nii et praegu sundisid nad meid minema mingile kummalisele lennule Birminghami ja nüüd nad ei püüa meid aidata. Nad lihtsalt jätavad meid lennujaama nagu mingit prügi. Kuulge kutid, lõpetage see ära. Ja nad ütlesid meile seda viimasel hetkel. Nad ütlesid meile viimasel hetkel kohe, kui olime lennule minemas, et see on tühistatud. Selles loos on liiga palju auke, sest ta ütleb, et nüüd öeldakse neile, et nad peavad minema lennule Birminghami. Ta alustas sellest, et teda sunnitakse minema lennule Birminghami. Midagi selles näruses vanamehes ei pane mind seda eriti uskuma. See lugu liigub täpselt sinna, kuhu me arvame, et see liigub. Sunnivad meid järgmisele lennule minema. Praegu kõik minge ja andke sellest tolmusest Jet2.com'ist teada. Nii et 2 Lõuna-Aasia meest, 1 Bangladeshist pärit mees ja tehniliselt oli ta ka Lõuna-Aasiast ning 6 Põhja-Aafrika meest. Kõik eemaldati lennult, sest see on täis ja kõik teised saavad lennule tavapäraselt minna. Mehed, tühistage see. Eks, see ongi see suur lugu, eks. See ongi see suur lugu. Ja loomulikult lähevad nad nüüd Jet2 töötajate kallale. Need 2 naist ütlesid just, et moslemid tekitavad igal pool probleeme. Loomulikult ajavad nad selle moslemite teemaks, uskumatu. Need 2 naist ütlesid meile selgelt, et kõik moslemid üle maailma tekitavad probleeme ja me ei saa lennule minna. Kui nad muutuvad agressiivseks. Kes neid peatab? Nii et nüüd oleme Ida-Midlandsi lendude juures, ja me ei saa lennule minna. Isegi turvatöötajad nõustuvad meiega, aga meil on juriidiline kiri. Siin ma lahkun. Härra ütleb, lend on täis, 2 Aasia inimesel ei lubatud Londoni lennule ja nad saadeti samuti Birminghamisse.
jälle, see on lihtsalt nii väsitav kogu aeg nagu, kas see on sellepärast, et me oleme Aasia päritolu või sellepärast, et nad lihtsalt kordavad seda rassismikaarti miljon korda uuesti ja uuesti. Kui see lugu on tõsi, kui kõik moslemid eemaldati mingilt lennult, siis see on jäik. See ei ole okei käitumine. Aga mis meil on tunne, et see ei ole kogu lugu? Ärge muretsege, Tom Robinson selgitab kohe, mis tegelikult juhtus. Aga pidage meeles, et need videod on nüüd läinud üliviraalseks. Olgu, tundub, et JetBlue, Jet2 on nagu kõige rassistlikumad ettevõtted kogu maailmas. Aga kogu lugu pole meile räägitud mitte ühelgi moel ega kujul. Vaatame. Vaata neid 5 moslemi nime. 5 moslemit, välja arvatud need 5 moslemi nime. Ja nad ütlevad, et olid islamofoobia ja rassismi ohvrid. Ja kõik muud jamasõnad, mis nad leiavad, mis on viinud kampaania ja rünnakuni. Sama nagu Manchesteri lennujaamas, selles juhtumis. Sama nagu igas juhtumis. Sulle näidatakse väikest videoklippi. Videos rääkis üks moslem. Meid visati just sellelt lennut välja. See video ilmus 2 päeva tagasi. Jah, ja selles videos näed umbes 6 valget tüdrukut. Jet2. Tere! Palun saatke meile privaatsõnum mõnel meie muul sotsiaalmeedia platvormil ja me vaatame selle hea meelega üle. Aitäh, Lili! Nii et kutid, kui mu nimi ei ole Lili, Harry või Charles, siis ma vastust ei saa. Nüüd, ma rääkisin kellegagi, kes visati samast lennult välja. Arva ära. Nende video oli jama. Nende video ei näidanud tõelist probleemi, tõelist olukorda, mis juhtus. Ei või olla, ma tõesti ei suuda selle uskuda. Sa mõtled päris lennureis? Lennufirma ega kõik seal töötavad inimesed ei otsustanud, nii, kuidas me täna oma karjäärile lõpu teeme. Lähme lihtsalt ja viskame kõik islami nimedega inimesed välja, aga tegelikult tehti nii. Tavapärane protseduur üleproneeritud lennu puhul on otsustada teatud kriteeriumite alusel, kes peavad lennukist lahkuma. Ja neid ei olnud kõik. Ma mõtlen... Mitte mingit võimalust sellest lennust pääseda. See on ühelt inimeselt, kes lennukist maha võeti. Lennukist võeti maha britte, hiinlasi, isegi hispaanlasi, nii et neid oli. Lend oli broneeritud ja siis pidid nad lennuki välja vahetama, nii et neil oli väiksem lennuk. Mis nad siis tegid? See on see, mida Jet2 teeb. See on lennuki vahetuse puhul kehtiv kord. See ei ole selleks, et moslemeid tagasi lükata, muidugi mitte. See on jama. Nad mõtlesid selle ise välja. See on selleks, et tagasi lükata. Viimased inimesed, kes broneerisid, olid mehed, kes broneerisid üksi või naised, mitte pered. Jah, nii et nooremad, jah. Nii et loomulikult need 7 moslemid sobisid sellesse kriteeriumisse. Lennul ei olnud piisavalt ruumi. Nad otsustasid mitte seda teha. Moslemid oleksid eelistanud, et maha võetaks vanemad inimesed või lapsed, mitte nemad. Aga need 7 juhtusid olema palju suurem grupp. See on alati üks ja sama lugu. Midagi tavalist juhtub. Lend on üle broneeritud. Kahju küll. Mõned inimesed tuleb maha võtta. Nooremad mehed, kes viimastena broneerisid, on tavaliselt need, kes maha võetakse. Ja siis ongi nii, et islam on rassism. See video on lihtsalt nii väsitav, frustreeriv ja tüütu. Praegu käib suur kampaania Jet2 vastu islamofoobia ja rassismi pärast. Ja ma lihtsalt annan sulle teada pärast seda, kui rääkisin kellegi teisega lennukis. On olemas video, tead küll, need 2 naist, kes pidid selle info andma. Neist on hiljem video, kus nad nutavad. Kuulge, need kaks naist just ütlesid, moslemid tekitavad probleeme üle kogu maailma. Üle kogu maailma on meil probleeme, kõik moslemid. Need 2 naist ütlesid meile selgelt, et kõik moslemid üle maailma tekitavad probleeme. Teab, mis selle video probleem on? Sellel mehel on telefon väljas ja ta salvestab kõike. Miks tal siis selle kohta tõendeid ja dokumentatsiooni pole? Ma mõtlen, kui keegi viskaks mind lennukist välja ja ütleks, et sa oled moslem ja sellepärast sind välja visatakse, siis esimene asi, mida ma teeksin, oleks telefoni väljavõtmine ja kõige öelda dokumenteerimine. Järgmiseks, kui mugav talle, et ta saab lihtsalt esitada süüdistuse ilma ühegi tõendita? Me ei saa lihtsalt lennule minna. Kas sa kujutad ette, millise rünnakute laviiniga need töötajad silmitsi seisavad? Sest neil on öeldud, kogu riigile või isegi maailmale on öeldud, et nad sihtisid moslemeid, kuigi tegelikult nad ei teinud seda, nad tegid lihtsalt oma tööd. Jah, ma teen lihtsalt selle kiire video. Minuga võttis ühendust veel üks inimene, kes visati samalt lennukilt välja ja ta ütles lihtsalt, et nad mõtlesid selle kõik välja. See ei olnud seotud sellega, et nad olid moslemid. Nagu ma ütlesin, hiinlased visati samuti välja. Neile pakuti alternatiivi. Meile pakuti alternatiivseid võimalusi, nagu lennu tühistamine, raha tagastamine või kuupäeva muutmine. See on ühelt inimeselt, kes lennud välja visati. See on lihtsalt nii frustreeriv, aga nad teavad, et nad saavad seda teha. Nad teavad, et saavad lihtsalt rassismi kaarti mängida. Ja hirm, et sind nimetatakse rassistiks. Kõige suurem hirm üldse ajab kõik täielikku segadusse. Isegi kui nad ei suuda seda tegelikult ühegi tõendiga kinnitada. Kui me dokumenti loeme, pole seal midagi konkreetset kirjas. See on tavaline käitumine, eriti kui sa broneerid viimase hetkel. Me ei tea, kas nad broneerisid viimase hetkel, aga eriti kui oled noor mees ja reisid palju, siis lihtsalt nii juhtubki.
Ja nüüd, kui me teame, et oli ka teisi inimesi, britte, kes samuti eemaldati, siis pole seal sellega mingit pistmist. Aga nad ei saa sinna midagi parata, sest nad teavad, et see on nende võidukaart ja nad teavad, et see toob neile tähelepanu. Nad teavad, et see levitab seda narratiivi, et kõik vihkavad neid ja et nemad on ohvrid. Ja mida rohkem nad saavad ohvrit mängida, hoolimata sellest, et neid on 2 miljardit, seda rohkem nad arvavad, et nad ikkagi võidavad. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.